juba valimisfaasis tegelikult on taotluslikult seesama määramatus sisse kirjutatud, et kui sa kandideerid valikule näiteks, siis kui sa oled, kui sinuga võetakse ühendust peale juba mitmendat vooru endiselt, siis üks päev sa saad juhised ühe postiautomaadi pakiautomaadi uksekoodi jaoks ja tead, et sa pead mingi osa järgnevast perioodist olema kohustustest vabastatud ja kättesaadav. Ja siis hakkab see kogu pull peale, et kes ei talu sellist määramatust, sellel kindlasti ei ole võimalik luures töötada. Just see algne baashügieeni taseme saavutamine mõnel juhul lihtsalt on väga silmi avav, et kui sa saad aru teatud võimekustest, mida siis vastased potentsiaalselt võivad omada, siis sa hakkad nagu seda maailma vaatama hoopis teise pilguga, et mis riskid kaasnevad telefoni kasutamisel, internetis käimisel ja kõik muu selline. Et ütleme nii, et selle koha pealt tuleb nagu selline korralik paranoia inimestesse sisse ja elutervel tasemel on see kindlasti vajalik. Me võime mingeid toiminguid Eestis teha, aga väga üldiselt öeldes see eesmärk või sihtmärk, et mille kohta see info koguneb lõpuks, on Eesti riigi kaitsmiseks vajalik info ja see info tõenäoliselt on just selline, mis tuleb siis väljastpoolt Eesti riiki. Et me võime Eestis ju rääkida kellegiga, aga kui tal on ligipääs näiteks kuhugi Venemaa väeossa, siis me saamegi infot väljastpoolt Eesti riiki. Et see on üks selline määratus ja siin on erinevaid turbulentseid aegu olnud sõjaväeluure ajaloos, kus neid õigusi on siis kärbitud ja nüüd on siis väga palju õigusi ka tagasi antud. Ja oluline asi, mis on seadusesse sisse tulnud siin viimastel aastatel, on siis ka vastupanu. Ehk siis sõjaväeluure üks ülesanne on siis ka vastupanu näiteks okupatsiooni tingimustes. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.